Tere kõigile, ma olen Hanno Kuus Maa- ja Ruumiametist, aga täna ma tegelikult maru asjadest ei räägi, et räägiks geoandmebaasidest üldiselt ja natukene oma kogemustest ka nendega. Ja ma alustaks võib-olla sellise natuke provokatiivse küsimusega, et mis asi on geoandmebaas. Et siin ma nüüd ootaks auditooriumi tagasisidet. Võtame näiteks failipõhise geoandmebaasi, et mis te arvate, on see geoandmebaas või see ei ole geoandmebaas? Ma olen siia igasugust erinevaid vorminguid pannud. On, okei, no jah, nimes on ka geoandmebaas, et ju ta siis on geoandmebaas, on ju, täitsa nõus. Aga kas shapefile on geoandmebaas? Et võite kasutada kettamaailma loogikat, et vastuse variandid siis jah, ei võib olla, mis see sinu asi on. Aga no jah, ma võiks ka vaielda, et seal tehniliselt võib-olla väga suurt vahet ei ole, aga tegelikult shapefile võiks üldse põrgu kõige madalamas kihis juba põleda. Ja et ütleme, et see ei ole geoandmebaas. Aga nüüd on kõige raskem küsimus, kas Oracle andmebaas on geoandmebaas? On vaikus või? No tegelikult kui ma ise peaks vastama, ma ilmselt ütleks võib-olla. Sest jälle selles seltskonnas ei ole probleem. Esri on defineerinud geoandmebaasid on need asjad, mille nimed on geoandmebaasid, Esri tooted, kõik ennasti. Oraclet seal ei ole, on ju. Aga tegelikult üldse mu järgmine jutt keskendub sellisele asja nagu keskne geoandmebaas ehk inglise keeles Enterprise Geodatabase. Vabandan võib-olla nende ees, kes ise seda ei kasuta või sellest kuulda ei taha, et te võite siia teise tuppa minna või ma ei tea, Instagrami vaadata või midagi muud teha. Aga keskne geoandmebaas on siis selline geoandmebaas, mis tegelikult elab mõne teise andmebaasi kukil, mis võib olla Oracle, Postgres variandid. Ehk Oracle puhul ongi see, et iga Oracle baas ei ole geoandmebaas, aga mõni Oracle baas võib olla geoandmebaas. Ja see geoandmebaasi termin tegelikult natuke tekitab või on jälle minu kogemuste järgi tekitanud segadust. Selles saalis ilmselt mitte, aga kui ma lähen nii-öelda tavaliste IT-meeste juurde ja nad kuulevad, mul on näiteks andmed Postgresi andmebaasis, väga hea, me teame, kuidas neid saad võtta ja mõtlen, aga mul on tegelikult seal peal geoandmebaas, et sa natukene pead teistmoodi seda lähenema, siis vaadatakse natuke tühja pilguga otsa mulle. Et seda sellist teadlikkust, see on nüüd Esri nime valik, seda me muuta ei saa, aga see praktikas natukene tekitab probleeme. Ja nagu ütlesin, räägin kesksest geoandmebaasist, see on parajalt lohisev termin, et edaspidi ma lihtsalt kasutan terminit geoandmebaas, aga see käibki selliste suurte teiste andmebaasi kukil elavate andmebaaside kohta. Ja alustaks ajaloost, siis kuskil 1990. aastate alguses erinevad inimesed said aru, et relatsioonist andmebaasid on päris ägedad, kallid, aga et võiks proovida kuidagi ruumiandmed sinna sisse panna. Näiteks Oracle hakkas sellel tegema oma süsteemi. Oli üks väike firma, kes mõtles natuke teistmoodi, et tegi sellise süsteemi, mida saab erineva tootjate, erineva tarkvara andmebaaside peale panna ja mida saab kasutada ruumiandmete säilitamiseks, nimetas selle STX. Ausalt öelda, mina isegi ei mäleta selle firma nime, sest Esri ostis ta üsna kähku ära ja mitukümmend aastat see on tegelikult Esri tehnoloogia, Esri on seda edasi arendanud. Algus oligi selle nimi STE, siis oli ArcST, nüüd on Enterprise Geodatabase. Hiljem me näeme, et see STE on natukene veel siin-seal kasutusel. Mina ise kasutan seda päris palju, sest on palju lühem ja lihtsam öelda lihtsalt. Näete ka siin on ju, et tegelikult geoandmebaas leiutati hiljem. Et tänasel päeval ei ole võimalik teha nüüd sellist keskset geoandmebaasi või kasutada STE-d ilma geoandmebaasita. Kunagi hallidel aegadel oli see võimalik. Oli vanasti ka eraldi rakendusserver, ilusti kihtideks jagamine. Tänapäeval on kogu tarkuseks kliendi, ütleme siis Arcis Pro või Arcis serveri küljes ja andmebaasis tegelikult on teatud hulk tabeleid. Tõstatab küsimuse, et mille eest ma tegelikult siis maksan, aga selle diskussiooni jätame ka mõneks teiseks korraks. Ja praegusel hetkel peaks olema toetatud 5 erinevat andmebaasi siis Esri poolt, kuhu saaks teha neid keskseid geoandmebaase ehk Postgres, Oracle, Microsoft SQL, DB2 ja SAP HANA baas.
nii, nüüd ma olen natukene täitsa suvaliselt pannud kirja mõned asjad, mis minu meelest on seal päris hästi tehtud. Kõigepealt võib-olla kõige olulisem minu jaoks on see andmemudel, ta on, võimaldab lihtsaidki andmeid säilitada, aga ka selliseid keerulisemaid asju. TD-võrgud, tehnovõrgud, topoloogia reeglid, raster, mosaik, andmestikud. See on nagu päris äge asi. Teine äge asi on see, et me saame mitmekesi neid andmeid redigeerida seal baasis, mis muidugi jälle tekib küsimus, et tavalises Postgresi baasis või Oracles ma saan seda ju ka teha. Et siin on võtmesõna pikad transaktsioonid, mida on raske lühidalt selgitada. Kui ma proovin, et siis näiteks kaardistamise näitel üks korralik kaardistaja võtab omal mingi ala, ütleme linnaosa ja hakkab seda siis muutma või ajakohastama, aga ta tahab seda teha korralikult, ta tahab veenduda, et kõik hooned, teed, veekogud, kõik kihid on omavahel konsistentsed, sünkroonsed. Ta tahab nii-öelda korraga selle andmebaasi nagu tagasi kirjutada. Ja see võib, olenevalt ala suurust, andmemudeli keerukusest, ütleme, võtma 3 nädalat näiteks aega. Ja see on üks pikk transaktsioon geoandmebaasis. Meeldetuletuseks siis tavalises andmebaasis transaktsioonid üritatakse hästi lühikeseks teha, panganduses on, ütleme, niisugune millisekund on nagu mõõtühik transaktsiooni pikkusele. Kui me võrdleme näiteks 3 nädalaga, et see on nüüd hoopis teine asi, mis on meil, mida pakub geoandmebaas võrreld sellega, mida pakub see andmebaas, mis tal seal all on. Ja need pikad transaktsioonid põhinevad versioonidel ehk siis erinevad samast andmestikust on võimalik teha erinevaid vaateid, osa, mõnikord neid tehakse automaatselt, mõnikord sa pead ise ütlema, kui ta tahad, kuidas neid teha. Ja konfliktide lahendamine, kahjuks ütleme seda jama, mis kuskil Ukrainas või Iraanis on, neid konflikte Oracles ei lahenda, aga kui eri versioonis on ühte objekti muudetud, siis on päris ägedad tööriistad selleks, et kes nüüd esimene salvestab, temal pole mingit probleemi, teisene salvestaja siis peab otsustama, milline versioon siis on kõige parem, mis jääb alles. Ja mõned sellised ka ilusad lisavidinad. Näiteks see, et hästi lihtsasti on võimalik tekitada automaatne andmete arhiiv sellest, et kõik andmemuudatused jäävad alles, millega saab igasuguseid põnevaid asju teha, millest mõni teinekord võiks kahjust täitsa eraldi rääkida. Ja hästi lihtsasti on võimalik erinevate serverite vahel andmeid replikeerida. Aga nagu elus ikka ühel vorstil on tavast 2 otsa, et tegelikult need samad asjad, näiteks andmemudel mõne teise koha pealt, ta võib-olla nii hea ei olegi. Näiteks siis, kui meil on vaja väljaspool Arcgissini samu andmeid kasutada, siis see on võib-olla teeb asja keerulisemaks kui vaja. Või kui me tahame kasutada näiteks andmebaasi maailmas standardseid tehnoloogiaid, nagu trigger funktsioone, Esri ütleb, et ärge kasutage üldse, mina ütlen, et ma olen kasutanud, töötab, aga ta on natukene ebamugavalt kohmakas ja keerukas. Ja ka mitme kasutaja poolt samaaegne redigeerimine, pikad transaktsioonid on toredad, kui neid on vaja, mõnikord neid ei ole vaja, aga sellist lahendust Esri Arcgis siis praegu ei paku. Et nii-öelda tavaliste lühikese transaktsioonidega saaks redigeerida mitu kasutajat samaaegselt. Ja see pikkade transaktsioonide tekitamise lahendus on tiba aeglasem, kuna ta on just andmebaasi peale ehitatud, ta ei ole andmebaasi sisse ehitatud. Aga eks igaühe jaoks see, mis on hästi, mis on halvasti, kaalub üle, et Arcgis siis kasutades pigem näeb seda head poolt. Aga nüüd ma vahepeal teeks kõrvalepõike autode maailma, et enne kui me lähme vaatama, mis seal geoandmebaasi sees nagu on, et siukse filosoofiliselt, et kui tundub, et auto on natukene katki. Üks variant on see, et ma lähen margi esindusse, kes mulle seal auto müüs, viskan võtmed lauale, ütlen, et midagi on vist viltu, vaadake, tehke korda, ma tulen kell 5 tagasi. Mind ei huvita see. Mis seal viga on. Teine variant on, et otsida üles mõni, ma ei tea, külasepp, Tavoti ööbik, kes teeb võib-olla natukene odavamalt korda, võib-olla teeb korda ka mingeid asju, mida eks firma ütleb, et ei tee või ei ole toetatud, mis iganes. Aga samas selle jaoks, et temaga nagu jutule saada, ma pean ise natuke rohkem teadma. Ma ütlema, et tagasillast vist midagi undab, äkki sa vaatad sealt, et tegelikult geoandmebaasidega on samamoodi, et on olemas selline külasepa
lähenemine, millest ma nüüd täna natukene rohkem räägin või teen sihuke sepaselli natukene algkursuse teile võib-olla. Ja noh, alati on võimalik minna maaletooja juurde, öelda, et ei tööta ja tehke korda. Aga see võib-olla alati ei ole kõige optimaalsem, et siin pildi peal ka üks tuttav sepp, noh, ta on parasjagu geoandmebaasi moodi pulkadeks lahti võtnud, tundub, et on siukene seosetu kuhi laua peal, aga tegelikult ta oskab selle kokku panna. Ma kahtlustan, tegelikult isegi suudaks selle kinnisilmi teha, alati kõik töötab, noh, mis siis mõni seib ju vidineb üle, aga süsteem töötab pärast. Et noh, kui kedagi huvitab, siis kuulake edasi ja hakkame nüüd vaatama, mis teadmised peaksid sellisel külasepal minimaalselt olema. Mul väga palju aega ei ole rääkida. Aga et alustaks selles, et mis seal Karu-Kõhus üldse toimub. Noh, esimene pilt on ju ArcGIS-is, seda te olete kõik näinud. Ma tegin testbaasi, 2 nähtusklassi. Pulli pärast tegin siia sellise andmestiku ka veel, 1 nähtusklass on nagu andmestiku sees. Aga kui nüüd tõsta kapott üles geoandmebaasilt, vaadata, mis juhtub seal või mis on olemas seal andmebaasis. Geoandmebaasi me näeme ArcGIS-is on ju. Minu baas on Postgresis, ma kasutasin dbeaverit, aga tegelikult on ükskõik millise PG-adminiga või Oraclesse Toadiga lähete ligi, et kus teie baas on. Näete nagu sellist asja, et nagu on sama asi, nagu päris ei ole ka, et noh. Ühest küljest see, et nähtusklass andmebaasi tabel on samad, et meil on siin alad mõlemal pool ja teed, noh, see on nagu loogiline. Mingisugused i-asjad tekkisid juurde andmebaasi, mida ArcGIS-is üldse näha ei ole. Noh, kui teame, et see on tore, kui ei tea, lähme uurime kuskilt internetis, selgub, et Esri ei taha kasutada andmebaasi loenduri, tal on oma süsteem tehtud need i-tabelitega, noh, tore. Vahemärkusena võib öelda, et tegelikult see Esri dokumentatsioon on päris hea, noh, ei ole ideaalne, aga keda need teemad huvitavad, tasub kindlasti tutvuda Esri dokumentatsiooniga. Aga see ei ole veel kõik. Praegu need tabelid ei ole mul versioonitavaks tehtud, ehk ma ei saa mitme kasutajaga neid redigeerida. Kui ma teen nüüd ArcGIS-is või 2 liigutust teen, et valin seal alade tabeli ja ütlen kõigepealt palun tee see versioonitavaks ja palun lülita ajalugu ka külge. Siis läheb pilt nüüd natukene segasemaks, et mul on ArcGIS-is ikkagi 2 nähtusklassi ja andmebaasis mul on 8 tabelit ja 1 vaade. Ehk see pilt on nagu tunduvalt segasem. Mis seal siis juurde tekkis on ju A131 ja D131. Noh, mingid suvast tabelid. Jälle uurime välja, mis nad on. Tegelikult A-tabelisse lähevad kõik muudatused, kas lisandumised või muutmised ja D-tabelisse läheb kõik nende alanähtusklassi objektide kustutamised. Mis muidugi automaatselt tähendab seda, et kui ma nüüd lähen SQL-iga selle alade tabeli juurde, siis sealt ma enam ei saa kõige õigemaid andmeid kätte. No õnneks jälle muidugi geoandmebaasi arendajad on sellele mõelnud, et automaatselt tekib selline versioonitud vaade. Me peame meeles pidama, et kui mul on vaja SQL-i tasemel minna andmeid lugema, siis ma peaks kasutama seda vaadet, et saada nagu kõige viimast seisu andmetest kätte. Noh, arhiividega natukene lihtsam, et tekib lihtsalt üks tabel, millel on hash lõpus, nagu history ilmselt inglise keelest. See on nii-öelda normaalne tabel, sellel enam ei ole neid A ja D tabeleid. Aga tähelepanelikud inimesed ilmselt näevad, midagi on nagu puudu. Kus on nüüd see andmestik, jooned? Seda ei ole mitte kuskil näha. Ehk meil tuleb seal Karu-Kõhus natukene edasi kaevata, et kui me tahame aru saada, kuidas kogu see geoandmebaas töötab, kus need jooned nagu peidus on. Noh, mul väga palju aega ei ole, ma tegelikult paremini näitama siin. Tegelikult ma ütlen teile ära, et siin GDB items tabelis on kirjas need geoandmebaasi spetsiifilised asjad, muuhulgas, et millised andmestikud mul olemas on ja siin GDB item relationships, siis, et kuidas nad omavahel seotud on, milline nähtusklass on, millises andmestikus näiteks. See on nüüd pilt seal paremas servas SD andmeskeemist, et kui te olete tegelete nende kesksete geoandmebaasidega, teate, et SD kasutaja on seal üks hästi oluline superadmin. Aga igas geoandmebaasis on SD andmeskeem, kus on nagu päris palju erinevaid tabeleid. Siit on muidugi väga hästi näha ka, et on eraldi SD ja GDB.
et nad päris samad asjad ei ole. Noh, selle ST poole pealt võib öelda seda, et kellele tekkis küsimus eelmisel slaidil, et miks mul on siin mingi A131, et mis see 131 nüüd nagu tähendab. Tegelikult 131 on see STI Table Registry tabelis olev sihuke registration ID, millega need paljud tabelid on seotud omavahel. Aga jah, kes tahab sellise sepatööga nagu edasi jõudnud tasemele jõuda, kindlasti tasub seda andmemudelit selle ST-skeemi metaandmete osas ka vaadata. Nii GDB tabelite kui STE tabelite osas. Aga minul on aeg edasi liikuda. See on nüüd jälle selline slaid, et kui keegi, ilmselt on selliseid inimesi, kes ainult Esri ökosüsteemis tegutsevad, siis te võite ka, ma ei tea, Instagrami vaadata vahepeal. See on nendele, kellel kas on mingisugune vajadus muud moodi, mitte Esri tarkvaraga samad andmeid kasutada või on ette näha, et võib-olla kunagi tekib selline vajadus, siis ma soovitaks veenduda selles, et geomeetria andmed salvestatakse baasispetsiifiliselt. Vaikimisi nad lähevad Esri spetsiifiliselt, salvestatakse, see ei ole üldse paha variant. Aga just selle ristkasutuse ja koostöö jaoks on natuke parem, kui see on baasispetsiifiliselt, näiteks PostGreSis, siis PostGIS geometry andmetüübiga. Et siis on rohkem neid töövahendeid, millega neid samu andmeid kasutada ilma mingit teenust tegemata, ilma neid kuhugi mujale tõstmata. Mainisin juba, et tasuks neid versioonitud vaateid kindlasti kasutada, muidu võid näha nagu valet seisu andmetest. Ja see viimane punkt on siuke nagu tähelepaneku, et tegelikult seal geoandmebaasis on hästi palju asju, näiteks minul on vajadus need loenditüüpi domeeni väärtused sealt välja võtta, need on kõik seal olemas. Need saab sealt välja võtta, see on kõik dokumenteeritud ka. Natukene tüütu on need sealt välja võtta. Aga jälle, et kui vajadus on, siis seda saab teha, ei tasu nagu heituda sellest, et see on keeruline. Aga nüüd lähme tagasi, nüüd võivad kuulata ka need, kes ainult Esrit kasutavad, et kuidas sinna külasepa juurde tullakse, et baas on aeglane, tüüpiline virisemine kasutaja poolt, see ei sõltu üldse sellest, et mis riistvara, mis tarkvara seal on, mingi hetk on, kõik asjad lähevad aeglaseks. Üks asi, mida ma kindlasti tungivalt soovitan teha kõikidel, kellel omanduses või kasutuses on, siis see keskne geoandmebaas, teha baasi korrastus, et ArcGIS-i tööriistakastis on 3 töövahendit andmete tihendamiseks, reindekseerimiseks, andmetabelite analüüsiks. Neid saab käsitsi käivitada tegelikult, seda ma ei soovita teha, ma soovitan teha üks Pythoni skript, panna nad kõik 3. Ma ei mäleta, vist ei ole erilist vahet, millises järjekorras need teha. Aga panna nad kõik 3 korraga tööle ja panna see skript siis igal ööl automaatselt käivituma. Lisaks tuleks seda skripti käivitada ka siis, kui versioonitud andmetes on mingeid suuremahulisi muudatusi teha. Näiteks meil ETAC andmetes on siuksed laias laastus miljoni kirjaga nähtusklassid. Kui mul on vaja sinna üks väli juurde teha ja omistada näiteks konstantne väärtus selle uuele väljale, siis praktikas ma teen seda nii, et ma teen 100 000 portsude kaupa vahepeal, teen baasi korrastuse. On oluliselt kiirem, kui oodata, kuni seda miljonit kirjat läbi kedratakse. Ja kindlasti tuleks seda puhastust, korrastust teha nii kõikidele andmeskeemidele, mis seal baasis on, kui ka metaandmetele ST-skeemis. Rõhutan seda mitu korda, kui te küsite, miks ma seda väga rõhutan, siis teate, taibukad inimesed õpivad teiste vigadest, mitte nii väga taibukad inimesed peavad teistmoodi õppima. Aga jõudlus on kindlasti palju erinevaid asju, mis jõudlust mõjutavad, et see sõltub nüüd andmetest ka omajagu, et meil ETAC-i baasis on topoloogia reeglid kasutusel, iga öö me ka automaatselt valideerime üle Eesti need ära. See teeb kogu sellise kaardistaja töö kiiremaks. Kui teil on näiteks mingid tehnovõrgud, mingid muud asjad, ma ei oska seal konkreetseid soovitusi anda, aga jälle Esri dokumentatsioonis on üldjuhul kirjas, et mida teha selleks, et teatud andmetega töötades töökiirus oleks optimaalne. Et siis tasub neid asju automatiseerida. Jõudlus on tore, kasutajad saavad tööd teha, sepad saavad natukene puhata või uusi asju õppida, aga tegelikult kõige suurem vajadus on siis, kui midagi ei tööta. Ja siis on hästi kiiresti vaja see asi tööle saada, sest
tavaliselt ju nendest kesksest geoandmebaasist sõltub kõik, on ta siis, ma ei tea, äriedu või riigiasutuses ka, midagi nagu tehtud ei saa, kui see ei tööta. Jamad võivad olla erinevad, öeldakse, et kasutajad helistavad, et mitte keegi ei saa sisse logida baasi või kõik saavad sisse logida, aga mitte keegi ei saa salvestada näiteks või on ka selliseid juhtumeid, kus üks inimene saab salvestada, ülejäänud ei saa salvestada. Et siin on nagu väga raske mingeid hästi konkreetseid õpetussõnu jagada, aga tulebki nüüd vaadata, uurida, otsida internetifoorumist lahendusi, kui endal selge ei ole. Üldjuhul mina alustan sellest, et vaatan, millised kasutajasessioonid on olemas baasis ja kõigepealt viskan välja need, kes on mitteaktiivne. Tihtipeale vähemalt meie majas jääb serveri poolele jääb sessioon püsti, aga kliendi pool on tegelikult ära lõpetanud. Kliendi arvutis ei ole enam ArcGIS-i üldse, ei ole käivitatud. Seda saab teha ArcGIS-is, on ka täiesti ilus ja lihtne disconnect on ju, kõik saavad inglise keeles aru. Nõks on selles, et see on nüüd ainult selle STE kasutajal, et tavakasutajal seda menüü osa ei ole. Et kui oled harjunud oma kasutajalt tegema tegevusi, siis sa võib-olla ei teagi, et selline võimalus on olemas. Aga administraator peaks teadma, eriti kui ta on vähemalt sepaselli tasemel tegelane või lausa meistersepp. Ega see sageli ei piisa nendest kasutajate väljaviskamisest, siis need hästi üldised soovitused on see, et need andmebaasi lukud üle vaadata, mis päringud jooksevad, kuidas baasis koormus on. Esril on teatud vahendid siin andmebaasi lukkude näitamiseks, tegelikult vähemalt Postgresis mina kasutan Postgresi tasemel SQL-e. Aga ma ei hakka teid sellega kiusama, need on sellised parajalt pikad lohed, et kellel huvi on, siis võin jagada, aga kasutajate põhisoov on ikkagi saada oma süsteem võimalikult kiiresti tööle, et sellise ükskõik, kas ta on algajasepp või meistersepp, tema ülesanne on siis leida võimalused ja vajalikud tegevused teha, mida on vaja selleks, et see baas püsti tõuseb. Ma tunnistan üles, näiteks seal samas STE andmeskeemis Esri loomulikult ütleb, et ärge seal midagi muutke. Ma olen paar korda pidanud muutma, on õnneks läinud. Aga siin sihukese pika, natukene võib-olla seosete jutu kokkuvõtteks ma tahaks mõned asjad välja tuua, et kõigepealt te teate, et te peaksite oma andmeid tundma. Tundke oma andmebaasi, et kuidas neid andmeid salvestatakse, millised seosed on. See annab teile endale palju sellist kindlust juurde ja kui te juba andmeid ja andmebaasi tunnete, siis tehke see baasihooldus ka ära, pange see maksimaalselt hästi tööle. Endal on elu lihtsam. Igaüks kindlasti ei tahagi sepaks ise saada, aga kui te natukenegi juba tunnete seda geoandmebaasi ülesehitust, siis on teil on elu palju lihtsam. Vaba maad te võite ka selle sepa teenuse sisse osta kuskilt. Te ei pea ise igast ühest ei peagi sepp saama. Aga te peate tundma ära õiged ja valed asjad. Selliste tüüpide juurde mina ei läheks. Vaadake peaaegu ilus uus geoandmebaas, kuidas nad seda hooldavad, et mina oma andmeid neile ei usaldaks. Et selleks, et ära tunda, on ka vajalik see, et sa natuke tead, mis seal baasis toimub. Aga see üldiselt minu poolt ongi kõik, kes tahab, võib kirjutada, joonistada, saan jagada natukene rohkem infot. Kui Aivo lubab, võite ka kohe küsida. Aitäh!